Eksivad need, kes arvavad, et mootorrattaga sõidetakse vaid suvel. 5 motomeest võtsid kätte ning läksid selle talve kõige külmemal ajal külgkorviga mootorratastega sõna otseses mõttes päris maailma otsa. Sinna kohta mandri peal kaugemal ei saa, Me nagu otseselt ei valinud seda, et oleks kõige külmem aega, aga me tahtsime minna kindlasti nagu talvel, ja niimoodi tegelikult sattus, et saime suht head külma, et kõige rohkem kõige madalam temperatuur, mis me nägime, oli -35, jah. Sellise külmaga, kui tuleb sõita lausa -35 kraadiga, on paras ettevõtmine, kus iga natukese aja tagant tuli teha soenduspause, et nii-öelda veri taas käima liigutada. Loobumise peale mehed siiski mitte kordagi ei mõelnud. Puhas mõnu. Eks me selles suhtes ikkagi valmistusime selleks ka, et suurt külma näeme, et siin ostsime erinevat varustust kokku, nii elektriliselt soojendavad kui lihtsalt head sooja, pesu ja pealmiskihti ja kõike, et selles suhtes investeeringud olid märkimisväärsed, ütleme nii, jah. Et ma arvan, et keegi ei ole seda kokku löönud, aga... Kellel oli, kellel mitte? 9 päeva, jah. Et 8 päeva sõitsime siklitega ja siis 1 päeva sõitsime autoga ja siis nii-öelda 2 õhtut laevaga veel. Palju kilomeetreid kokku tuli? Siklitega tuli 2553 kilomeetrit täpselt ja autoga siis 610 kilomeetrit veel otsa. Täiesti tekkis. Ma ei näe, aga nüüd näeme jäti ärge pidurdage reisk. Ma ei näe sõita ju, ära sõita. Mitu tuhat kilomeetrit külmas, lumes ja tuisus. Kuidas aga vana nõukaaegne tehnika sellisele katsumusele vastu pidas? 5 rattal 3 läksid kenekad, et sõitsime akude peal lõpuks ainult, et ostsime ja leidsime akusid, panime korvi juurde, saaks sõita. Aga tehniliselt tegelikult pidasid kõik hästi vastu, et ei saa midagi väga öelda. Inimesed, kes selle ettevõtmise plaanist reisi algul kuulsid, arvasid, et mehed on heas mõttes vähekene hulluks läinud. Vaated ja loodus oli kena tõesti, et naudingud on erinevad. Kes mida naudib. Aga ei, tegelikult oli tõesti ei kannatamist, kui ei olnud. Selles mõttes varustus oli ka nii palju hea, et ikkagi kordagi sihukest, üks õhtu tegelikult oli, kus oli viimased 50 kilomeetrit, oli suhteliselt sihuke pingeline, kus oli akud olid tühjad, kiivrid visiirid ei sulanud lahti enam ja soojendused ka eriti ei töötanud osadel, aga see päev oli pingeline, aga muud päevad olid kõik sellised ikkagi, kellelgi nagu külm ei olnud, keegi, mitte ükski kord tegelikult õhtul keegi läbi külmunud ei olnud. Jõudsime tuppa, kõik oli nagu okei ja ei olnud sellist, et oi kurat, nüüd külmus nii läbi, andke mulle viina ja ma tahan saunana. Meeste sõnul oli reis kindlasti nende jaoks tõeline elukogemus. Ja meil selles suhtes läks hästi, et meil küll oli paar sukest nappi olukorda, mingi auto sõitis vastu, tahtis meile otsa sõita ja ühe korra seal ise trikitasin ja Marko tihtipeale ei tahtnud seisma jääda, aga selles suhtes läks õnnelikult, et meil ühtegi sukest tõsist õnnestust ei olnud. Üks välja sõita ainult.